Alavere rahvamajas oli taas väljas Esta Matla poolt restaureeritud ja ise valmistatud nukkude kollektsioon. Esta on meie seast küll juba lahkunud, aga ta elab edasi. Ta armastas nukke ja seda hulka vaadates saama aru, et ta oskas armastada tegudes, mis kasvatas tema nukkude kogu aastate jooksul, millest sai arvestatav kollektsioon. Alavere rahvamaja korraldas Esta Matla mälestuseks terve nädala tema kogutud nukkudest näituse. Näitusel oli üle 400 nuku. Sain mina tädi käest sellise nuku, mis oli jumala eraldi tükid, käed, jalad, kõik olid eraldi. Mina siis ütlesin, et mul on üks hea sõbranna Esta, tema teeb nukkusid korda, et äkki saab sellega teha. Tädi ütles, võta kaasa. Esta pani niimoodi oma laste abiga nukku ühte tükki, silmad hakkasid pilkuma ja niimoodi sain mina omale selle nuku. Ja mina nüüd ei oskagi midagi rohkem öelda. 17-aastase Alavere tüdrukuna leidis kooliõuelt nuku, millel oli puudu pool pead ja rohi kasvas silmaaugust välja. Nukk korjati ülesse ja tehti korda. Edaspidi hakkaski ta vanu nukke parandama, mille enamus nukke on välja pandud viimast korda Alavere rahvamajas. Ja Esta on öelnud, et tema jaoks oli kõige raskem renoveerida neid nukke, kellele ta pidi panema pähe uued silmad. Ja ka neid nukke, kes olid siis juuksuris käinud, kellel olid juuksed kas siis päris ära lõigatud või siis juuksed olid ära lagunenud. Ka neid nukke oli väga palju ja nendele nukkudele on ta teinud ise siis juuksed pähe. Ja tegelikult ju rõõmustab kõige rohkem meid ikkagi see, kui külastaja tuleb ja tunneb ära kas siis ise enda nuku või näeb ta neid vanu nukke, millega on mänginud tema vanemad ja vanavanemad. Alavere rahvamajas toimunud Esta Matla nukunäitus ja viimaseks ja kogu kollektsioon, mis on aastate jooksul kokku pandud, jagatakse laiali inimeste vahel, kes hindavad ja soovivad hoida ainulaadset kogu, mille kaudu mälestada Estat ja tema elutööd, millesse pandud armastus nukkude vastu jääks elama Anija valla kultuuriajaloos.